nii, ja teema on siis... Mis see teema siis võib olla? Punkti ja tõusuga määratud. Sirge võrrand. Kus teadsid? Noh, ma ei tea. Sisetunnelt. Okei. Nii, me teame, siiamaani oleme vaadanud seda lapsepõlve sirge võrrandit, see on selline. Tere. Jou. Nii, see on üks kuju, eks? Koolisööde? Jaa. Ok. Teine, mida sa oled, mida me oleme vaadanud, mis see teine võiks olla? Teine. See, mis me eile tegime. X plus B, Y plus C võrd 0. Jah. Nii. Kolmas on see, mida me tegime siin kohe alguses just. See on see kanooniline kuju. Ühe punkti ja sihivektori abil. Nii, siis neljas, mida vaatasime sama teema raames, oli need võrrandid telglõikudes. Nii, et sellest, kuna sellest on veel vähe, siis meil on veel 5. variant. See on siis see, kui sul on punkt ja tõus antud. Kas me salvestame Ikka, juba salvestab kõik. Tegelikult. Nii, aga see 5. nüüd selles mõttes on ta lihtne ette, on tegelikult selle 3. sugulane. Ma ei tea, kas sa mäletad, aga tõus, mis asi see tõus oli? Sirge tõus. Mis mõttes? Mis loom see oli? No ta näitas siin paari asja. Üks oli see, et tõusunurk oli K-ga seotud, kuidas siis võtad tangentsi alfast. No see oli seotud sellega, et siia saab ehitada täisnurkse kolmnurga. Ja noh, meil on võimalik välja arvutada, mitu ühikut ta liigub X-tele suhtes ja mitu ühikut Y-tele suhtes, eks. Ja siis saame teada siit tangentsi abil täisnurkse kolmnurgast, millega võrdub K. Ja oligi sama asja, võiks kirja panna ka delta Y ega delta X. Mis see on siis? No see on tegelikult sihivektori Y koordinaat jagatud sihivektori X koordinaat. Noh, siis näiteks kui sul on sirge S, mis läbib punkte A ja B, siis vektor A ja B, tema need koordinaadid ongi ju see siin on SX, palju ta liigub X-telje suhtes ja see on SY. Palju ta liigub SY suhtes. See pidi kõik kordav osa olema, mis siin on. No. Teoorias, jah? Aha. Kunagi 7. pidite vaatama seda. Olite vaadanud? Ja. Ei mäleta. No nüüd tuli meelde. 7. klass oli mul päris lõbus ka. Oli jah. Olid ajad. Nüüd see sama 3. võrrand, kui sa seda vahid. Seda 3. võrrandit. No, siin on väike tõestuse nurk. Kolmas võrrand, ma keeran ta teist pidi. Ma võtan selle Y-ki siia ette poole. X-i panen taha poole. Nii, ja nüüd kui tahaksime seda 5. sirge võrrandi kuju saada, siis me peame selle kogu selle asja korrutama SY-ga. Nii, mis siis juhtub siis siit Y-ite poole pealt. SY taandub välja. Ja X-i poole pealt see SY tuleb siia üles korrutada. X-idega kokku.
jaa. Noh, nüüd võime need murrud siin eraldada niimoodi, et ma võtan siit SY jagatud SX-iga ja korrutan selle X miinus X1-ga. No nüüd ongi täpselt see sama. Nüüd lihtsalt siis Y1 asendamised Y0-ga, nii nagu valemis on. Muutu ja vahetust, no seda võib teha. See on see tõus siin, SY jagatud SX ja X miinus X0. Nii, ongi käes. Et siit ta tuleb sellest kolmandast valemist, et tegelikult see 5. valem on, noh, kõik on omavahel sugulased, kõiki on võimalik ühest teise teisendada. Ja see 5. tuleb siis otseselt siit kolmandast teisendatakse veel omakorda. Tere õhtust. Tere. Tahad sa selle teooria kohta küsida midagi, otseselt selle valemi kohta? Ei. Kas saaks allapoole, palun? Tänan. No, et see tõestus on nagu ta on, seda ma ei küsi su käest, aga ilmselt sa näed, millega see on seotud. Saad vähemalt lõhna tunda sellest asjast, kuidas seda tõestada, seda valemit. Tunned lõhna või? Ma tunnen ainult sõjaväe nende toidupakkide lõhna praegu. No. No, mul on küsimus, kus see K-lampi tuleb? Või nagu meil on see, et noh, et SY jagatud SX-iga korda X miinus Y. Jah. Nii, ja kus see K nüüd tuleb sinna? Sa mõtled, kuhu ta siin lõpus, kuhu ta tuli või? Ei, kus ta tuleb, nagu miks ta seal on? Sest SY jagatud SX-iga võrdub K. No, siit, sellest. Okei. See on lihtsalt tähistus selline. Okei. Ja siis miks see X0 on? Et enne oli X1, nüüd on X0. Jah, lihtsalt tähistus jälle. Okei. Kui meil on üks punkt, siis pannakse lihtsalt see, siin antud valemis pannakse need indeksid nullid siia. Okei. Teises oli 2 punkti, eks? Siis seal oli X1 ja X2. Sellepärast siis, kui on 1 punkt, siis 0. See on lihtsalt tähistamine. Siin ei ole mingit suuremat põhjust, miks see nii on. Et kui sa paned siia indeksid 1, siis midagi ei juhtu, valem kehtib ikka. Ok. Jah. Kaava ikka. Nii, okk või? Et tegelikult see esimene võrrand, mis me vaatasime, see AX pluss B, et see A tegelikult ongi K ju. See on ka üks ja see sama asi. A ja K on ka võrdsed. Antud juhul. Teise võrrandi A, mäletad, see ei olnud see sama A, jah? Vaid see oli selle normaalvektori koordinaat X, X-i koordinaat. Aga siin esimeses valemis ta ei pruugi olla. No võib-olla oleneb sellest võrrandist. Okei. Vaatame, kuidas see uus valem siis töötab. Meil on siin kenad ülesanne 371. No siin on 3 tulpa nüüd, esimene on selline, kus on antud sulle antud on punkt ja tõus. Nii ongi antud punkte tõus, et me saame siis otse asendada. Et see -2 on X0 ja 3 on Y0. Panen need arvud valemisse ja ongi tehtud. Et siis näiteks, siin on jälle see variant asi, et kui ma hakkan kirja panema Y miinus Y0, siis ma pean panema selle 3 vastand arvu siia ja
samamoodi nagu selles siin see kolmas valem, mis me vaatasime, sirge võrrandi puhul ka pandi need punktikoordinaadid vastand arvudena siia valemisse sinna samamoodi. Nii, K on 3 ja siis X miinus 2 ehk siis X pluss 2. No ja ongi, siin avad sulud ja viid kõik ühele poole. Miinus 3 viin üle, see muutub pluss 3-ks ja siis saan, et see võrrand on selline, Y võrdub 3x pluss 9. Jah. On see normaalne või? On küll, jah. Suhteliselt seeditav asi või ei või? Suht. Ei ole nagu midagi keerulist. Tahad küsida, ei taha? Ei. Nii, siis vaatame, kui on antud meil punkt ja tõusunurk. Punkt on antud ja tõusunurk. Tõusunurk oli see, mis on siis selle sirge ja x-telje vahel. Nii, ja siin oli meil valem K võrdub tangents alfa, ehk siis ma saan, kui mul on antud punkt ja tõusunurk, siis ma pean enne arvutama välja siis selle K tõusu, enne kui ma saan valemisse midagi asendada. Ja tangents 45 kraadi on kui palju? 1 oli vanasti. Jah. Nii, ja nüüd panen jälle valemisse siis. Y miinus Y0, Y0 panen vastandmärgiga. Nii, K on 1. Solgudesse panen X miinus X0 ja X0 vastandarvuna. Nii, jälle avan sulud. Kas see eksamil on? Kas see on eksamil või? Mis asi? Siuksed ülesanded. Muidugi. Neid valemid vaja kasutada. Kõik. Oh. Need on otseselt eksamil jah, iga aasta on olnud mingi ülesanne, kus sa pead need valemid kasutama. Persse. Hmm? Persse. Miks? Jaa, nii. Lebo ju. Pole Jaa, aga äkki läheb midagi valesti, vaata. No läheb jah, aga ära seda eksamil tee. Raske ju. Jah. Kas sa sööd oma kalapuljongit või? Ei, ma söön praegu, kartul, veiseliha ja guljaši vürtsidega. Jah. Et ei ole just nagu... Terve Eesti naerate üle praegu. Et see ei ole just nagu kõige lõbusam, et ma andsin, väidetavalt kõige parem andsin nagu oma väiksemale vennale, milleks oli siis mingi pasta, lõhepasta. Ma siis võtsin nagu... Lapsed? Mingi muu. Just nii. Jah. Pärast räägite oma seiklusi oma puljangitega. Siin. Mis asi on allkoordinaat? Alg. Mis asi oli ordinaat? Y. Y telje lõikepunkt oli see. Ehk siis antud juhul meil on see punkt nii-öelda. Meil punkti ei ole, eks? A-d ei ole. Aga me saamegi A leida sellega, et kui on öeldud, et B on allkoordinaat, siis ta on Y telje lõikepunkt. Ehk A on meil selline. 0 ja 3. See on Y telje peal, jah. X on 0, Y on 3. Seda annab meile see allkoordinaat. Ok või? Nii, ja nüüd paned valemisse. Y miinus Y0 võrdub see K ja siis X miinus X0 ja X0 ongi 0 praegu. Avan sulud kõik õigele poole. Ja see on vastus.
et tegelikult siin oleks võinud praegu kasutada seda kõige esimest sirge võrrandit, mis oli see AX pluss B. Sest meil kõik oli antud, tõus oli antud ja B oli antud. Oleks nüüd seda kasutada ka. Et antud ju, antud teemal see praegu see uus valem teeb asja keerulisemaks veits. Et see kõige esimese valemiga oleks lihtsam siit olnud võtta see asi. Nii korras või? Vist küll, jah. Nüüd siis nagu 10. R-il tegin, siis millise tulbakese me siit valime teile? Ja me siis üpi, kaki, kommi, nommi, vanames, hüppa, süüne, pommi. Pommis käis kõva pauk. Vanames, kas vaatas või ütles? Ei tea, pommis, püksis auk. Nii esimene tulp jäi välja, viimased 2, millised sealt valime? Noh, nüüd viskame münti või? Kellelgi münti on? Ikka on, mul on. Leidsid või? Me ütleme, et kiri on tulp 2 ja kull on tulp 3. Kull. Ehk siis, mis oli nüüd 3. tulp või? Jaa. Mis R pidi tegema? Mäleta, esimestest. Vist, kes teab? Eks ma Hanna käest küsin siis. Mälu puudub. Küsi, vaata, videos on olemas. Nii, aga teil on siis 3. tulp ja võtame sealt siis näiteks selle 3. Tundsid läbi praegu või? Mis see on läbi? 2 tundi on. Aga kas esimene tund saab läbi? See juba vaikselt peaaegu, jah. Oletame, et me tulime 13.10. Jaa. Võtta, Nii okei, ma panen selle, jah, tupsu ta.